just selle koha peal ka, et kui vaadata hästi edukaid, on need sportlased või ettevõtjad või milleski väga-väga edukad. Ja kui nad on ikka tõeliselt tipus oma asjadega, siis seal taga tavaliselt on mingisugune valu. Et on see siis hirm, on see mingi trauma, on see mingi sisemine drive, vajadus kuskil tõestada, vajadus midagi nagu näidata, aga tegelikult seal taustal jälle see, et tänu sellele ma siis äkki saan lõpuks kätte kellegi armastuse, äkki ma olen siis nähtud, äkki ma siis olen tähele pandud, äkki ma olen siis oluline. Et tihti ikkagi need asjad taanduvad sinna, et kuskil on mingi väga suur valu ja selle pealt drive'ivad. See on ühest küljest äge, teisest küljest see on neid hästi kurnav. Et kui need lõpuks jõuavad nii-öelda tippu, siis seal vaadatakse, et nojah, aga ma seda tunnet ikka ei saa, mida ma taga ajasin kõik see aeg. Et seda on nagu huvitav jälgida, et kui, ma ei tea, keegi jälgib ka YouTube'ist mingeid väga ägedaid tegijaid või sotsiaalmeediast, et siis tasub korraks selle pilguga nagu vaadata, et mis neid drive'ib. Et nad saavutavad väga ägedaid asju, absoluutselt müts maa.